On muumimaal uksed ja südamed valla, hei muumid. Üks hääl huikab ülevalt pilvedest alla, hei muumid. Sõpru kuis hoida, sa vahel ei tea, seda on muumidelt õppida hea, hei muumid. Hei muumid. On muumimaal uksed ja südamed valla, hei muumid. Üks hääl huikab ülevalt pilvedest alla, hei muumid. Sõpru kuis hoida, sa vahel ei tea, seda on muumidelt õppida hea, hei muumid. Hei muumid. Hei muumid. Tüdruk, kelle elu Sniff päästis, magas järgmisel hommikul kaua, aga paistis, et tal on palju parem. Tere hommikust, mamma! Hommikust, muumitroll! Kuidas tal läheb? Vanaema ravim võttis tal palaviku maha. Kui hea! Paari päeva pärast peaks ta jalul olema. Kuidas ta tervis on? Palju parem. Vanaema ravitee aitab alati kõikide hädade vastu. Ma korjasin ise sulle lilli. Olen nii ärevil. Nii ärevil. Tere hommikust, muumipapa! Hommikust, Sniff. Sa oled täna varakult jalul. Jah, kas muumitroll magab veel? Jah. Ma tahtsin hoopis küsida, kuidas selle tütarlapse tervis on? Palju parem, aga ta ei tohi veel voodist tõusta. Ära muretse. Mina ja muretsen. Ilutulestik. Jah, ja väga ilus. Me kuulsime mitu ööd paugutamist, aga me ei saanud enne aru, kui rannale vaatama läksime. Sealt see siis tuligi. Tulevärk on küll imeilus, aga teeb hirmus suurt müra. Siia see ilutulestik küll ei paista. Küllap see tuleb väga kaugelt. Rand pole siit üldse kaugel ja ilutulestik peabki kaugelt silma paistma. Väga veider. Miks me siis siit ei näe? Tola, mina esitasin selle küsimuse, kuidas ma siis ise vastata saan. Huvitav, kelle temp see küll on? Temp? Jah, teadku, et ta ei lase mul magada. Väga läbimõeldud temp. Täna ma tulen teiega kaasa.
Kuhu sa tuled? Rannale muidugi, seda rahurikkujat kinni võtma. Me pole seda veel nuuskmõmmikuga arutanud. Aruta siis minuga. Tõesti, üks on kindel, ta teeb ilutulestiku öösiti sellepärast, et teda ei nähtaks. Otse loomulikult. Kui ta ei taha, et teda nähakse, kas ei peaks me siis teda rahule jätma? Jama, mina lähen sinna. Keset ööd ihuüksi randa. Ma ei lähe üksi, väike möö tuleb ka, eks ole. Algu peale, tulen, kui sa üksi ei julge. Ma ei mõelnud seda, arvasin, et sa tahad ka teada, kes seda tulevärki teeb. Vabandage, et teid katkestan, aga kas keegi teist läheks ja teeks rätiku tüdruku otsmikul uuesti märjaks? Mul on käed tööd täis. Mina lähen, muumimamma. Sina lähed? Kas sinuga on ikka kõik korras? Mina päästsin ta elu ja ma arvan, et ta ei usalda kedagi teist rohkem kui mind. Ta on väga tundlik tüdruk. Vääna siis rätik hoolega välja. Olge mureta. Mis temasse küll on läinud? Ta on veel segasem kui muidu. Ta on nagu uinuv kaunitar. Appi! Sa ei tohi voodist välja tulla. Kes sa oled? Kas sa oled mu unustanud? See olen mina, kes päästis su elu. Kas tõesti? Ta on mu unustanud. Kõik, mis ma tema heaks tegin. Ma vabandan, aga... Sa ütlesid, et tulid ära koduvanale külla ja seejärel minestasid. Koduvana? Kas sa teda ka ei mäleta? Ei, mu pea hakkas valutama. Ära muretse, ma kutsun kohe muumimamma. Kas sinu mamma? Ei, muumitrolli mamma. Sa oled ju muumimajas. Muumimajas, see kõlab hästi. Ta ärkas üles. Kas ta ütles midagi? Ei midagi olulist ja minu oli ta unustanud. Kas tõesti? Kuidas on see võimalik? Mina hoidsin teda, kandsin teda, ta vaatas mulle otsa. Kas minu nägu saab nii ruttu unustada? Seda on tõesti väga raske unustada. Kas sa küsisid ta nime? Mul läks meelest. Mis juhtus? Kas tüdruk ärkas? Jah, ta on ärkvel. Siis on ju hästi. Sa peaksid teda vaatama minema otse kohe. Sa ei tohi veel voodist tõusta. Ma tunnen end juba väga hästi. Siis on tore. Sina vist oled muumimamma. Jaa, kuidas sa teadsid? Mulle öeldi, pealegi oled sa just muumimamma moodi. Muidugi, Sniff ütles, ta käis sulle lilli korjamas. Kui armas temast. Aga mis su nimi on? Nana. Kas kõht on tühi ka, Nana, sa olid nii kaua maganud? Sööksin küll midagi. Tore, ma tegin suppi. Tänan ja öelge sellele Sniffile, ma vabandan, et teda halvasti kohtlesin. Ja ma tänan teda lillede eest. Ta kartis, et sul on mälukaotus. No hei. Kui sa end nüüd paremini tunned, siis ma kutsun teised ka siia. Kõik tahavad sind näha. Tulge siia, ta on juba tervem. Kui tore.
Me muretsesime su pärast. Ma tänan teid kõiki ja eriti Sniffit. Vabanda, et ma sinuga nii halvasti käitusin. Sa oled mu elupäästja. Elupäästja? Ei ole midagi. Mul on hea meel, et sa tunned end paremini. Sa võid alati minu peale loota. Kas sa harjutasid oma kõnet? Su nimi on siis Nana. Mina olen Muumipapa. See on meie poeg Muumitroll. Siin on Piripiiga ja väike Müü. Kui tore teie kõigiga tuttavaks saada. Ka härra Koduvana käis siin sind vaatamas, aga sa magasid nii sügavalt. Jah, härra Koduvana. Ma pean teda nägema. Ta ütles, et ei tunne sind. Siis mu tulevane Anton ei rääkinudki talle minust. Anton, kes see veel on? Minu peigmees, väga kena. Kena ja kena. Anton on tihti härra Koduvanal külas käinud. Emulen on mu hea sõber, aga ta pole mulle kellestki Antonist rääkinud. Kas tõesti? Ma sain kirja, kus seisis, et ta on Muumiorus. Millega see noor mees tegeleb? Ta teeb ilutulestikku, töötab mu isa juures. Ah nii! Ega te teda näinud pole? Lapsed nägid eile öösel kedagi merele ilutulestikku tegemas. See oli kindlasti Anton. Mul oli õigus, ta on siin. Muumitroll. Tere, nuuskmõmmik! Kuhu sa lähed? Tule kaasa, nuuskmõmmik. Ilutulestiku saladus on lahendatud. Kas tõesti, kuidas? Tule kiiresti, nuuskmõmmik, tee peal räägin. Ütle vähemalt, kuhu me läheme. Härra Koduvana juurde ja teeme kähku. Koduvana juurde. Kui maitsev. Mul on hea meel. Nii su ravim kui ka see supp on vanaema retsepti järgi tehtud. Sa oled minu vastu nii hea, kas soovid lisa? Ei, tänan rohkem ei jaksa. Sa peaksid veel veidi puhkama. Lapsed toovad kindlasti su kihlatu siia. Suur tänu, Muumimamma. Miks ta seal salaja ilutulestikku teeb? Tahab Nana isa üllatada. Nana isa arvab, et ta pole küllalt hea tulevärgimeister. Ja nad tahtsid Koduvanalt abi paluda, kuna ta on sugulane ja oskab samuti ilutulestikku teha. Jah, Nana isa on haige ja pole kedagi, kes suvisel pööripäeval ilutulestikku korraldaks. Nii et Nana tahtis Koduvana appi kutsuda. Jah, ta püüdis ise abiks olla, aga sai vigastada. Vaeseke küll on hea, et ta minuga kokku juhtus. Eldenaeg, postiljon, kas mulle pole kirja? Kahjuks mitte. Kas oled täiesti kindel? Täiesti kindel. Äkki on päris koti põhjas? Ei ole. Mu kiri võib olla mõne teisega kokku kleepunud, las ma vaatan. Sa eile juba vaatasid? Seda küll. Ja kas leidsid midagi? Ei, kirja polnud. Minule aitab. Uurin järele, kas postisorteerija koht on vaba. Ükski kiri ei lähe kunagi kaduma. Nüüd aitab. Kas leidsid midagi? Ma pole 25 aasta jooksul ühtki kirja ära kaotanud. Tean, aga ma ootan väga tähtsat kirja. Kas mõnelt daamilt? Härra Koduvana. Sinu kiri.
Botaanikute föderatsioonilt, selles pole mingit kahtlust. Miks sa kohe ei öelnud? Sest kellelgi pole õigus minu töös kahelda. Ma sain kirja. Lõpuks ometi. Soovin õnne. Tänan väga. Mis lahti? Ma avastasin uue taimeliigi. Kas ilusa? Tere! Kuhu te kõik lähete? Kas härra Koduvana on kodus? Ta õljub praegu pilvedes. Tere kõigile, kas tulite mind õnnitlema? Suur tänu. Õnnitlema? See on teist nii armas. Härra Koduvana, kas sa tunned seda noormeest Antonit, kes ilutulestiku rakette laseb? Pisut, jah. Tema pruut on meie juures. Ütle meile, kui sa tead, kus see noormees on. Tema pruut. See tüdruk, keda ma eile nägin. Jah. Ta ärkas lõpuks üles ja rääkis meile kõik ära, härra Koduvana. Kas tõesti, milline kergendus? Anton on rannal koopas, valmistab suviseks pööripäevaks ilutulestiku ette. Kas tõesti? Ta palus, et ma ei räägiks kellelegi. Me nägime eile öösel rannas ilutulestikku. Kas tõesti? Tore. Küllap hakkab ta siis valmis saama. Me lähme otsime ta üles ja räägime talle, et ta pruut on meie juures. Tehke seda. Ma usun, et Antonil on väga hea meel. Me siis lähme. Oodake. Öelge Antonile, et ma olen avastanud täiesti uue orhideeliigi. Kui vahva, härra Koduvana. Soovin õnne. Tänan väga. Sel on kaabu suurused õied. Nägemiseni. Nägemist. Kas ta on tõesti seal? Peaksime hõikama. Härra Anton, on siin keegi? Ma ei usu, et ta siin on. Lähme vaatame. Milleks? Kas sa kardad? Ma ei taha ühtki peigmeest näha. Härra Anton! Lähme. Härra Anton! Härra Anton, sina oled vist Nana peigmees. Kas te tunnete Nanaad? Ta on siin. Tänan teid. Tere. Anton! Mul on aeg minema hakata, muumipapa. Kas sa kiirustad kuhugi? Lähen otsin, kas leian veel mõne uue liigi. Ei või iial teada, mis veel avastamata on. Mul pole aega raisata. Härra Koduvana, kui sul midagi selle vastu pole, siis me korraldaksime su uue avastuse puhul väikse peo. See on teist väga kena. Ma olen vahepeal palju tööd teinud, Nana. Nüüd ma mõistan, mida su isa mõtles hea ilutulestiku all. Mu onu Koduvana oskab ka võimsat ilutulestikku korraldada ja ta õpetas mind ka. Ilutulestik ei tähenda mitte üksi palju värve ja suuri pauke, vaid kõik peab moodustama kauni terviku. Mul on hea meel ja isal kindlasti ka. Ma katsetasin eile öösel täiesti uut tulevärki ja paistis, et see õnnestus.
Ma tean, seda nägid teised ka. Jah. Pärast suurt tulevärki otsustasid noored koos isa juurde minna ja härra Koduvana avastuse auks korraldati Muumimajas uhke pidu. Kallid sõbrad, me oleme täna kõik kogunenud siia, et tervitada meie head sõpra härra Koduvana. Tema uus orhideeliik saab varsti endale nimeks Koduvanensis või Koduvaformis. Kuulus botaanik räägib teile ise täpsemalt. Härra Koduvana, kas sa kirjeldaksid meile oma uut taime? Hästi, ta on tõesti kaunis ja tal oli vähemalt 16 tolmukat ja... Elden aeg, täpselt nagu minu uus taim. Terviseks. Ja nii kestis pidu Koduvana auks veel kaua-kaua.